tere tulemast Anjasse i200. See on programmeerijate algkursus ja see on täiesti online. Ja miks ta nimi i200 on, see on sellepärast, et see on tegelikult IT kolledži aine ja ma olen selle lihtsalt teinud avalikuks, kuna õpetan nii või naa kaugõppe tudengeid ja kõik materjalid ongi internetis. Ehk siis, miks ka mitte. Kuna sina võtad seda online kursust, siis sa ei pea kuskile sisse astuma, sa ei saa hindeid ja sa ei pea kohal käima. Täielikult online. Natuke kursusest, see saab olema põhjalik, erinevalt siis, Eestis on veel programmeerimiskursuseid, aga nad tihtipeale on üsna jäävad pealispindseks. Aga siin me õpime, ütleme, algajale üsna sügavaid kontseptsioone ja pärast seda kursust võid sa reaalselt kandideerida noorema arendaja positsioonile kuskile firmas. See kestab 3 kuud, see on küll veits pikk aeg, aga samas kuidas me seda teeme, on see, et iga nädal saad ühe paraja ampsu, ehk siis kui sa käid tööl täiskohaga kas või, siis see peaks sulle just paras olema. Ja me saadame sulle e-maili sellega iga nädal, et sul meelest ära läheks. Mainiksin ära, et kogu kursus on kõigile muutmiseks ja areneb kogu aeg ajaks edasi, et igasugused küsimused ja kriitika, mis esitad, mõjutab ainet ennast. Nii, mina olen Krister. Olen 5 aastat programmeerinud firmades, startupides, 2 aastat kolledžis juba õppejõud olnud. Olen mitmeid ettevõtjaid alustanud ja mõned on edukad, mõned ei ole. Ja miks ma üldse seda ainega tegelen praegu on see, et mulle reaalselt meeldib õpetada, mind huvitab haridusmaastik ja mulle on põnev inimestele asju seletada, mis tunduvad keerulised, aga tegelikult üldse ei pruugigi olla. Niisiis, mida me siin aines üldse teeme siis? Kõige tähtsam asi, mis pead teadma, on see, et me teeme projekti. See tähendab seda, et sina teed enda projekti. Sa mõtled selle ise välja ja arendad seda koos õpetustega. Ja see ongi see, mis sind põhiliselt õpetab, ehk siis, et sa teaksid, siis sa pead väga palju vaeva siin lõppkokkuvõttes nägema, et midagi selgeks saada. Programmeerimine on selline asi, mida keegi ei saa sulle selgeks teha, sa pead ise võtma kätte ja ära õppima selle. Aga see aine on selleks, et see võimalikult lihtsaks teha, et oleks järk-järgult õpetusi ja meeldetuletusi, et sellega tegeleda, sest kui sa selle ära teed, siis lõpuks tegelikult programmeerimine muutub selliseks täiesti hoomatavaks ja tehtavaks asjaks, et sa tõenäoliselt hakkad kasutama seda töö juures ka. Ja projekti toetamis ongi siis weekly, mis on siis mitu korda juba maininud, iganädalane õpetus ja näiteid toome seal ja ühesõnaga teeme koos asju. Projektist lähemalt, et teema valid ise, mingisugust kriteeriumit absoluutselt ei ole. Ja kui sa veel ei oska programmeerida, see kogu point ongi, eks ole, et iga nädal, kui sa midagi saad uut teada, siis sa implementeerid selle oma projektis, see on väga tähtis. Ja ükskõik kui keeruline su ideega poleks, on see siis, ma ei tea, tahad GTA-d teha, eks ole, siis alusta alati lihtsamast otsast. Mõtle nagu lihtsamaks see keeruline idee. Et GTA võtteed esiteks 2D-ks, unusta pildid ära, mängid ainult ringide kuubikutega ja teedki ainult ühe liikuva inimese ja, ma ei tea, sõitsa auto näiteks. Et kaugemale me siin tõenäoliselt jõua, aga nende põhimõtetega saad iseseisvalt edasi teha küll oma mängu. Aga tähtis on see, et sa ei kardaks keerulisi mõtteid ja veel tähtsam on see, et sa alustaks lihtsamast otsast. Mis siis weekly täpsemalt on, seal ongi õpetused ja harjutused, see on lihtne aru saada, aga üks oluline osa on see, et seal on ka, ma teen ka oma projekti, võtan selle videosse ja näitan teile, kuidas mina seda teen koos siis õpetustega, ehk siis, et ühesõnaga tuleks lihtsam kontseptsioonidest aru saada. Mida me siin kasutame siin aines? Esiteks me näitame, mis see i200 on. Ma olen uuele lehele i200.itkolledž.ee ja siin on kõik meie avamaterjalid. Küll on siin sissejuhatusi, siin on aineprogrammist teil pole vaja teada, küll me räägime natuke siin projektist, aga eksamid ja hindamist teil ei ole ja graafikut ammugi mitte. Siis suurem osa see aineprogrammi tekst läheb teist mööda, aga tööriistade all on kirjas kõik tehniline info, mis sul on vaja teada, näiteks kuidas seadistada oma Javat, kuidas oma programmeerimiskeskkonda seadistada, kuidas Gitiga tegutseda ja siis tõesti nagu programmeerimise algtõed kuni keerulised asjad välja, näiteks kui sa hakkad juba joonistama mingit kasutajaliidest
siis kuidas näiteks layout'i või kuidas teha, mis meil siin on, slaiderit, eks ole, kõik on siin detailselt välja toodud. Selle jaoks on siis i200. Lisaks on siin selline asi nagu hädaabi, kuhu ma soovitan tulla võimalikult tihti ja materjali ka täiendada, et kui sa oled hädas, kas programm ei käivitu või käivitu kuidagi valesti, siis sa saad tulla siia ja lihtsalt läbi proovida, lugeda, mõelda kõik need kõige tavalisemad ohukohad, mis sul kindlasti tekivad. Ja viimaseks on siin nurgas täienda mind nupuke, kus on, see viib sind GitHubi, kus ongi see sama materjal toorel kujul ja siin sa saad kõike seda muuta. Ehk siis ma saan mida iganes siin ära muuta ja siis see otseselt salvestada kohe ei saa, aga sa saad mulle edasi saata selle täienduse ja ma siis vaatan selle üle ja kui on hea täiendus, siis ma lasen ta üles. Communcode'i.ee sa juba tead. See on seesama koht, kus sa registreerisid ennast, kus me hakkame suhtlema. Nüüd paar tähtsat asja ongi see, et esiteks siin võid täiesti vabalt suhelda ükskõik millest, see ei ole mingisugune ametlik koht, kus ainult tudengid midagi räägivad ja eriti kindlasti ei ole see koht, kus ainult professionaalid räägivad, siin kindlasti juba näed mingisuguseid keerulisi küsimusi, sa ei saa isegi aru, mis need tähendavad, see ongi okei. Tudengeid on igasuguseid, mõned juba oskavad programmeerida, nad on agaramad küsima ka, sest nad on juba harjunud sellega, aga kindlasti küsi oma kõige lihtsamad küsimused ka siin ära, sest et siis me saame paremini edasi minna. Lisaks on siin selline teema nagu suvakas möla, ma lihtsalt tahtsin julgustada lihtsalt suvalise teksti rääkimist, et sa ei pea üldse kartma lihtsalt suvalisi asju rääkida. Ja kindlasti lihtsalt küsi ja vasta inimestele, isegi kui sa ei tea vastust, proovi vastata, see arendab mõtlemist. Ja viimaseks, kui sul tõesti on midagi kritiseerida selle aine kohta, siis kindlasti tee seda. Tee siin täiesti avalikult, see on täiesti okei. Võtan kõik kriitika vastusest, et see arendab edasi. Iga aastaga läheb see aine paremaks just tänu sellele, et inimesed räägivad, mis meeldib ja mis ei meeldi. Ja viimaseks siis GitHub. GitHub on selline koht, kus ütleme, et on maailma kõige populaarsem leht, kus hoitakse oma koodi. No nii avalikult kui ka privaatselt, aga üldiselt on tuntud selle poolest, et siin on kõik avalik. Näiteks kui sa lähed minu kodulehele krister.ee, siin on minu igasugused CV-d ja infod, siis minu seesama kood on tegelikult siin täitsa üleval. Ja kui ma lähen nüüd siia cv.md, siis näed, et see info on siin kõik täpselt sama, mis kodulehel. Sa näed, kui sa tahad, sa võid isegi selle koodi omale kopida ja kasutada kõike seda, see on täiesti okei. Aga mis meil on tähtis, on see, et see sinu projekt hakkab siin elama. See on sellepärast, et kui sul mingi probleem tekib programmis, siis sa saad oma projekti jagada ja ma kohe näen tervet su projekti, ma saan seda isegi käivitada väga lihtsasti, et ma ei peaks, ühesõnaga, et saaks kiiret tagasisidet. Nii, netikeskkond on sellised. Aga tehniliselt siis Git on versioonihaldussüsteem, kusjuures GitHub saab oma nime Gitist. Seda me õpime hiljem. Keeleks, mida me õpime, on Java 8, et ma tean, et paljudele meeldib Pythonit õppida alguses ja paljud isegi kritiseerivad, et miks me Javat teeme, aga Java on äge selle poolest, et ta õpetab sulle väga tähtsad programmeerimiskontseptsioone kohe algusest peale. Sest kui ma ise tegelikult alustasin kunagi Pythonist ja mul pärast sai natuke nagu takistuseks, sest et mul olid väga tähtsa kontseptsiooni puudu. Ja ma ei saanud minna, oli ühesõnaga palju keeli, mille peale minna saanud. Java on selline paras, et kui sa selle ära õpid, siis sa saad minna nii lihtsamate kui ka keeruliste keelte peale üksis igale poole. Selles mõttes on ta väga võimas koht, kust alustada. Ja ta ongi veits keerulisem, aga see on hea asi. IntelliJ ehk siis meie arenduskeskkond, sa võid kasutada mis tahad, aga mina õpetan siin IntelliJ'd. Ja see on siis selline programm, mis aitab sul programmeerida, et teeb seda lihtsalt lihtsamaks. Kui programm on lõppkokkuvõttes lihtsalt üks tekstifail, mida sa käivitad, siis programmid lähevad väga keeruliseks ja igasugused abivahendid on olemas. Ja IntelliJ on tõesti üks parimatest, mis seda oskab teha. Ja viimaseks panin sulgudesse, et mina kasutan Linuxit, et sa teaksid lihtsalt, mis keskkond mul siin on. Aga sina võid kasutada Windowsi, Maci, mida iganes tahad. Nii Java kui ka IntelliJ kui ka Git ja kõik muud asjad töötavad igas teises keskkonnas täpselt samamoodi. Nii, ja see video ongi läbi, et tuletan lihtsalt meelde, et kindlasti küsi hästi palju küsimusi, suhtle foorumis, see on tõenäoliselt kõige tähtsam asi üldse, sest juba küsimuse vormistamine aitab sul mõelda, mida sul edasi üldse vaja teha on. See on hästi oluline asi.
ja viimaseks muidugi kutsu sõpru ka siia kursusele, sest on tõesti avatud, tasuta, miks mitte.